Tere tulemast stardijoonele. Mina olen Kaspar. Ja mina olen Henri ning meie toome teile siis mootorispordi olulisemad sündmused. Just nii, vaatame minevikku, vaatame tulevikku ja esimesena jõuame eelmisel nädalavahetusel toimunud drifti etapile. 13.–14. juunini peeti Laitse rallipargis Eesti ja Balti meistrivõistluste etapp driftis. Jump for Drifti nimeline võistlus on oma nimevääriline, kuna esimesse kurvi sisenetakse üsna unikaalse üle hüpeka, kus kõik siis tippvõistlejad 4 ratast lausa maast lahti saavad. Kohti jagati kokku 2 arvestuses, seda Pro ja Pro 2, mille punktid omakorda jagunevad veel kord Eesti, Läti, Leedu, Livoonia ja Balti meistrivõistluste sarjade vahel, sõltuvalt sellest, mis sarjas siis võistleja parasjagu punkte korjab. Kui Pro 2 kvalifikatsioonis oli parim etteaste Ruudi Lumistel, Eesti võistlejal, kelle punktiskooriks märgiti koguni 92,5 punkti maksimaalsest 100, kuid tema pidi juba esimeses duellis tunnistama Alvis Lietsk-Alnise paremust ja langes sellega konkurentsist juba top 16 sõitudes. Pro 2 arvestuses oli kohalikest parim Kirill Zukov, kes finaalis pidi lätlase Hendriks Tulbinskise paremust tunnistama. Kirill ise jäi seisukohale, et esikoht oli vaid vormistamise küsimus, nagu ikka, kui ei oleks viimases kurvis sõiduviga sisse lipsanud ja auto paigutusega rajal sattunud no-go alasse, mis automaatselt kahjuks edu vastasele annab. Mees ise oli endale eesmärgiks seadnud poodiumikoha, mis väga edukalt saigi täidetud. Järgmiseks etapiks Daugavpilsis ollakse kogu meeskonnaga valmis uutesse lahingutesse minema. Ja Pro 2 esikolmik jagunes siis järgmiselt. Hendriks Tulbinskis Lätist, Kirill Zukov Eestist, poodiumi madalaima astme eest panid küljed kokku Emil Stizins ja Laurinas Jursiokonis. Sellest paarist väljus võitjana lätlane Emil Stizins. Kokku käis Pro 2 arvestuses kõigist 3 Balti riigist rajal 25 erinevat võistlejat. Pro klassis ehk tippklassis oli end üles andnud 20 osalejat, samuti kõigist 3 Balti riigist. Kvalifikatsioonivõit jäi Pro arvestuses taaskord kodumaale, kui Frederik Strelkov kordas Pro 2 klassi kvalli võidu toonud punktiskoori 92,5 punkti. Tema jõudis maha pidada vaid 1 lahingu, milles pidi tunnistama eestlase Michael Reilani paremust ja langes sellega konkurentsist. Etapi võit läks aastaid Drift Mastersis kogemusi kogunud Benediktas Tsirbale, Leedu võistleja, kes alistas finaalsõidus lätlase Jānis Persinsi, samuti väga pika kogemusega võidusõitja. Siim Oskar Hääl saavutas parima eestlasena kokkuvõttes 3. koha, näidates 3. ja 4. koha sõidus leeduka Andrius Vassiljauskas paremaid poognaid, mis kohtunike hinnangul tagasidki viimase medalikoha. Hääle tee poodiumile algas kvalifikatsioonis küllalt keskpärase 9. kohaga, saavutades siis 82 punkti ja 5 esimeses ringis kokku lätlase Martin Zimmermannisega. Võit lõunanaabri üle viis ta top 8 kokku kvallivõitja alistanud Michael Reilaniga, kuid seekord jäi peale Hääl. Top 4 lahingutes jäi Hääl alla finaalis parimat sõitu näidanud Tsirbale endale ja esimesed poodiumikohad jagunesid Pro arvestuses esikoht Benediktas Tsirba, Leedu, teine koht Jānis Persins, Läti, 3. meie oma poiss Siim Oskar Hääl Eestist ja 4. Andrius Vassiljauskas Lätist. Ja nüüd võtab emotsioonid võistluspäevast kokku ka võitja ise Benediktas Tsirba. I'm feeling amazing and I want to say very big thanks for my team and for spectators. And I don't know, this track is almost my favorite track and what I drive for all my season. Thank you. Yeah, to see that last time in Rasila you said you don't like this track too much, so this track is more your kind of track. Yeah, this track, it's like my track. I put this track in my first place in my list. That's really good to hear. Congratulations in the first place in this. Is it the hard win or is it the easy win for you?
all time it's hard to win, you know, because all battles it's hard because all drivers it's very good driving, you know. That's so good to hear. Anyways, congratulations. Thank you. Thank you. Ja samal ajal driftiga toimusid ka Lõuna-Eestis teised võistlused, kus sai ka samuti külge ees sõita. Rallycrossi Eesti meistrivõistluste etapil Missos tõusid 3 klassis poodiumi kõrgeimale astmele sõitjad, kes varem meistrisarjas neis klassides võitnud ei ole. Kõige osavõttu rohkemas 10 võistlejaga BMW RX 3000 klassis saavutas oma esimese võidu Lainar Lepaste, Touringcaris Siim Tillemann ning Crosskart 650 Georg Stev Super. Lepaste edastas BMW RX 3000 finaalis lätlast Ilgonis Krensi ja sarja ainsad naisvõistlejad Mirel Hintserit, kõik muidugi BMW 3. seeriaga. Lepaste rääkis, et põhiliseks edu võtmeks olid õnnestunud stardid. BMW klassi sõitjad ja autod on võrdsed ning sõidud väga võitluslikud. Lepastelegi endale tuli ette olukord, mis võinuks päeva enneaegselt lõpetada. Lepaste ütles, et teises eelsõidus sai väga kõva matsu ja lendas rajalt välja. Peast käinud läbi, et nüüd tulebki katus. Kuid õnneks läks hästi ja sõitu võis kohe ka jätkata. Touringcaris järgnesid Siim Tillemannile BMW, finaalis Rauno Rapu Ladaga ja Jüri Azarov Ford Fiestaga. Tillemann võitles eelsõitudes stardist minema saamisega. Möödasõidu taktikagi polnud lihtne. Jokkeriga ei suudetud nii palju tagasi võtta, et finaaliks parem stardikoht välja sõita. Finaali alustas Tillemann viimaselt stardipositsioonilt. Viimaseks sõiduks tehti auto seadistuses muudatused ja start oli palju parem, mis mõjutas kogu sõitu, tehes auto heaks ja mugavaks. Crosskart 650 finaali võitnud Georg Stev Super võistles 3 hooaega noorte crosskartide klassis ja eelmisel aastal liikus edasi täiskasvanute konkurentsi. Mullu osales ta paaril võistlusel, tänavu kavatseb sõita kõik etapid. Päeva algus kujunes üsna kehvaks, probleeme oli sõidule pihta saamisega. Tunne, nagu oleks esimest korda roolis. 3. eelsõidus oli olukord juba parem. Finaalis pingutas Georg kõvasti ning ei andnud alla, saadeski esimese koha. Teine oli Hannes Männamets ja 3. Jonathan Leemäe. Kõige kiiremate autode klass Supercar hakkab vahepealsest osavõttajate põuast üle saama ja Missoska olid täidetud kõik 6 finaali stardiruutu. Võitis Arvo Kask Mitsubishi Lanceriga, järgnesid Siim Sündemaa Ford Fiestal ning Martin Vatter, samuti Mitsubishi Lancer. Arvol oli väga hea meel, et finaalis oli 6 autot stardis, mis päeva põnevaks tegi. Finaali võitmiseks tuli teha kõvasti tööd ja näha vaeva, et saavutada soovitud tulemus. Klassi Crosskar finaal lõppes Tamo Toodo võiduga, teine oli Geir Genor Mutik ja 3. lätlane Jaanis Baumanis. Toodo sõnutsi oli finaali start oluline, kardi nina tuli esimeses kurvis vahele saada, et oma sõitu tegema minna. Toodo sõnutsi lammutama polnud mõtet minna, tuli targalt sõita, otsida puhast joont ja paremat pidamist, vältides auke. Noorte crosskardi klassi parim oli Genor Raag, kes sõnas, et finaali start läks tal hästi korda. Ühtlasi õnnestus terve sõit ja ka Jokkeri taktika. Teise koha sai Mairo Käär ja 3. Jako Samm. Noorte autoklassis Yaris 1000 võitis Tauri Tiisler lätlase Magnus Baumanise ja Gerrit Franke ees. Klassi Super 1600 võidu võttis lätlane Rütis Rutkauskas, järgnesid Kevin Allik ja Aivo Ojala. Rallycrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 26. juulil Piirojal. Ja nüüd mõni intervjuu. Arvo, palju õnne sulle tänase etapi võidu puhul. Võta kokku finaalsõit või üleüldiselt päev, et kuidas ise tunned, et võit oli küll tulemuseks, aga kuidas päev üleüldiselt läks? Päev oli üldiselt väga põnev, et mul on väga hea meel näha seda, et meid oli Supercar klassis täna 6 tükki. Ma tänan kõiki võistlejaid, kes siia kohale tulid ja seda pinget mulle ja ka pealtvaatajatele kõigile pakkusid. Et päev ise kulges nagu sujuvalt, et konkurents oli väga tihe. Kuni 3. eelsõiduni auto töötas muretult ja saime teha oma sõitu, aga siis läks nagu ärevaks, et tekkis mingisugune tõrge, mille lahendust me nagu tegime midagi ära, aga ei olnud kindlad, et kas see viga oli seal. Ja finaali läksime ikkagi siukse pigem ärevusega ja finaali start ei õnnestunud ka täpselt nii nagu vaja, aga esimese ringi seal taga kruusakurvis hakkas juhtuma, et eessõitja vajus veidi trajektoorist välja, ma kasutasin selle mulgu kohe ära ja sain liidripositsiooni ja siis ei olnud midagi, kui tuli lihtsalt tagu anda. Meil oli täna siin Missos rajal vanameister Valdur Reinsalu. Et siin olid päris korralikud jutud, et
tuldi vaatama lausa, et mis saama hakkab. Kuidas Valdur täna sinu sõitu mõjutas? Konkurent nagu konkurent ikka, et ta pakkus ikkagi tõsist pinget, et üks eelsõit oli meil ikka tige võidusõit käis ja müts maha sellise meistri juures, et stardid on tal meeletult head ja pidas pingele ikka võimsalt vastu, et igati ootame teda tagasi rajale. Kas tehnika jäi täna enam-vähem korda ja võib julgelt piiroja etapile vastu minna või siiski tuleb veel kõvasti tööd teha? Ei, tehnika jäi selles suhtes korda, aga tööd tuleb ikka kõvasti teha, et enne igat etappi käib meil garaažis tige töö ja vaatame selle auto üle ja proovime alati midagi paremaks teha, aga piirojal on kindlasti kohal ja ma arvan, et kiiremad kui kunagi varem. Aitäh sulle ja palju õnne veel kord! Aitäh! Liigume nüüd tuttavate kodumaa metsade vahelt edasi maailma avarustesse, vaatame, millega eestlased väljaspool riigipiire hakkama on saanud. Esimese eestlasena turismiautode tippsarjas TCR World Tour debuteerinud Ruben Volt tegi Valencia etapil märkimisväärse etteaste, kui saavutas teises stardis teise koha. TCR World Touri sari on otsene järglane varem turismiautode maailmameistrivõistluste ja maailmakarika võistlustele, kus osalevad maailma parimad kereautode piloodid. Saavutada debüüdil teine, 6. ja 7. koht, nagu tegi seda 19-aastane Ruben Volt, on sellises konkurentsis tähelepanuväärne saavutus. Esimesse sõitu startis Volt 11. kohalt, mille oli taganud kvalifikatsioonisõiduga, kuid finišisse jõudis juba 7. positsioonil, möödudes sõiduga koguni 4 konkurendist. Teise sõitu startisid esimese sõidu 10 parimat pööratud järjestuses. Seega alustas Alm Motorspordi tiimi Honda Civicul kihutanud eestlane teises stardis rajale 4. positsioonilt, kuid pidanud maha tulise heitluse sarja tippsõitjatega, ületas ta finišijoone suisa teisena. Ruben ise kommenteeris, et kvalifikatsioon oleks võinud minna paremini, kuid jäi terve nädalavahetusega igati rahule. Teises sõidu start enda sõnul tal kõige paremini ei õnnestunud, kuid suutis sõiduga jõuda poodiumi teisele astmele. Auto toimis noormehe hinnangul suurepäraselt, enda sõnul paremini kui eelmistel TCR Euroopa sarja etappidel, mis oli tulemustes ka kohe näha. Maailma parimatega konkureerides mingit aukartust noor Eesti autosportlane enda sõnul ei tundnud, hoolimata sellest, et võidusõit võis kohati tunduda agressiivsem kui Euroopa sarjas. Agressiivsust oli tõesti rohkem, mis oli alguses harjumatu, aga see on kuidagi teistmoodi. Suruti küll agressiivselt, aga samas jäeti ruumi, selgitas Ruben saadud kogemusi. Viimast sõitu alustas Volt samuti 4. kohalt, aga stardisaginas langes mõne koha võrra tahapoole ja finišeeris lõpuks 6. Jäin stardis karpi ja sealt edasi oli suhteliselt võimatu mööda sõita, sest võistlus peeti väga kuumades oludes ja rehvid kippusid üle kuumenema, kommenteeris Ruben Volt enda viimast starti. Eelseisval nädalavahetusel on Volt taas TCR World Tour Monza etapil stardis ning kavatseb tippudele taas kandadele astuda. Lisaks Rubenile oli Alm Motorspordi teise sõitjana stardis Sten Dorian Piirimägi, kes TCR Spain arvestuses võitis kvalifikatsiooni ja jõudis 2 korral poodiumile, saavutades võistlussõitudes vastavalt 2. ja 3. koha ning kerkis sellega TCR Spain sarja punktitabelis lausa 3. Ja samal ajal saavutasid eestlased kõrgetasemelisel rallikrossi sarja Rally X Põhjaliiga etapil Soomes Kimiringil mitmed esikohad. Romet Sirna oli parim klassis crosskaar, kus poodiumile jõudis ka teine eestlane, 3. kohaga lõpetas Martin Juga, mõlemad Life TN11 kaardiga. 2 Eesti sõitjale vahele mahtus norralane Toomas Eek Mustad, kes sõitis siis speedkaariga. Esikümnesse mahtusid eestlastest veel 9. kohaga lõpetanud Lukas Orav ja 10. koha saanud Andre Kiil. Sirna rääkis, et rada raputas ikka korralikult, võistluse ajal tuli peavalu-tablette võtta ja üks käsi sinine ka päevi hiljem. Sõidus tuli arvestada rööbastega ja alati ei saanud viimast võtta. Ka kaasvõistlejate kivirahes polnud sugugi lihtne hakkama saada. Pühapäevaks rada parandati ja sõita oli parem. Selle eest tuli korraldajate ees müts maha võtta. Olud olid samas võrdsed kõigile ja hakkama tuli saada igasugustes tingimustes. Esimeses eelsõidus takerdus Sirna kaasvõistleja taha ja tuli 9. aeg, kuid edaspidiste sõitude 1., 3. ja 5. koht tähendasid kokkuvõttes eelsõitude võitu. Nii poolfinaal kui finaal õnnestus Sirnal võita. Finaali eel arvas Romet, et peamine võitlus tuleb tema ja Murstadi vahel.
Täpselt nii läkski. Finaali viimane ring õnnestus Sirnal väga hästi kokku panna, see oli kogu nädalavahetuse parim ring ja norralane vastu ei saanud. Muuseas sõideti ka rajarekord. Crosskaaris on Põhjaliiga liider Juga 74 punktiga, olles siis viimasel 7 võistlusel ka iga kord poodiumil olnud. Norralasel Vetle Trüll on 64 punkti ja 3. kohal on Eesti sõitja Armin Raag 63 punktiga. Sirna on 4. 58-ga. Maiko Tamm Ford Fiestaga võitis klassis 4 VD Open. Finaalis järgnesid talle soomlane Anton Seppa Škoda Fabiaga ja jamaikalane Fraser McConnell. Tamm tõusis võiduga Rally X North sarja liidriks, punkte on tal 78, teisel kohal jätkaval lätlasel Janis Baumanisel 59 ja Seppal 58. Kimiringi raja halb seisukord tingis, et planeeritud 2 etapi asemel toimus Soomes vaid 1. Nii muutusid võimalikuks pikemad pausid rajahoolduseks. Maiko sõnuts oli pilt juba halb reede esimesel vabatreeningul. Rajakate purunes kuni aluskihini, välja tulid inimese peasuurused kivid, rääkis Tamm. Pühapäevaks saadi rada märkimisväärselt paremaks, kohati olnud juba päris mõnus sõita. Samas tuli poolfinaalis ühes kurvis välja taas hiigla suur kivi, millest Maikole õnnestus mööda põigata, aga konkurent oma auto lõhkus. Tamme sõidud läksid tõusvas joones, esimesest eelsõidust tuli pooltelje purunemise tõttu vaid 13. aeg. Edasi olid kohad 6., 4. ja 1. Poolfinaalist tuli võit, nagu ka finaalist. Maiko sõnus, et see finaal oli nagu ellujäämiskursus. Kruusa osal tuli keskenduda sellele, et autot mitte ära lõhkuda. Asfaldi osa olevat tipp-topp, aga väga kiire. Maiko ei ole kunagi varem rallikrossi sõitnud kiirusega 195 km tunnis. Tavaliselt ülekanded ei võimaldagi nii palju. Samas saadi selliselt võistluselt mitmeid uusi teadmisi ja kogemusi, mis võivad edaspidi vajalikuks osutuda, rääkis siis Tamm. Kokkuvõttes on tal väga hea meel, et kõva töö tulemusena tuli etapivõit ja jätkatakse kogu tiimiga pingutusi, et hooaeg lõpeks ka meistritiitliga. Selleks korraks on autospordiga kõik, mis toimus kaherattaliste maailmas. Vaatamegi kohe piiri taha. Ehk siis Eesti kutid käisid Saksamaal, Saksa meistrivõistlustel kohti noolimas ja Adaki motocross ehk siis Saksa autoklubi motokrossi meistrivõistluste 3. etapp toimus Triitsis, millel on siis suhteliselt niisugune raske pinnasega krossirada, aga Eesti sõitjatele tundub see väga kodune, ilmselt on siis kohapealsete oludega nii hästi harjutud ja õnnestus koju tuua suisa 3 poodiumi kohta. Kõige tugevamas ehk siis MX Mastersi klassis tuli Jörgen Mattias Talviku kokkuvõttes 3. kohale, 85 kuubikulistes väiksemates tsiklites teenis esimese etapivõidu Martin Raud ja Lukas Leok oli suisa 3. Ja hooaja parima võistluse teinud Talviku tuligi etapi kokkuvõttes siis 54 punktiga 3. kohale. Esikoha teenis 75 punktiga, 5-kordne maailmameister Herlings, kelle vastu on ilmselt väga keeruline, aga teisele kohale maandus hollandlane 55 punktiga siis Van Moostik, nii et ainult 1 punkt jäi siis tegelikult teisest kohast lahutama ja teise eestlasena Kristinov oli 28 punktiga kokkuvõttes 11. Väiksematest tsiklitest siis kokkuvõttes Raua esikoht tähendas 44-punktilist punktiskoori, teise koha sai 43 punktiga inglane Dale ja 3. oli 40 punktiga Lukas Leok. Aga see oli siis see, mida meil praegult on kokkuvõtteks pakkuda, aga Henri, sinul on infot, mis toimub nüüd järgmine ja ülejärgmine nädalavahetus. Olgugi, et tegemist on nüüd peaaegu et puhkuse nädalaga, on toimumas siiski üsna palju. Et laupäeval 21. juunil Linnamäe krossirajal on siis motokrossi 4. etapp külgvankritele ja kvaadidele. Samal päeval toimumas siis Misso rallikrossi rajal autokrossi Eesti meistrivõistluste 2. etapp ja Misso karika 3. etapp, nii et autosid saab seal olema väga palju. Ja rahvasprindi autodele toimumas samal ajal ka siis veel Põhja-Eestis Rakvere lähedal Kehala karika 3. etapp. Järgmisel päeval, pühapäeval 22. juunil Hiiumaal Jaani Kross ja hüpates nüüd juba edasi peaaegu nädala võrra on siis 27. kuni 29. juunini vast renoveeritud Kiltsi rajal Haapsalu lähedal Luxury Motors Edra Nationals kirjendusetapp ja 28. 29. juunini Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste
kolmas etapp Tihemetsa Krossi rajal mootorratastele. Ja 28. juunil juba siis Lõuna-Eesti autospordisõpradele rahvasprint Antsla linnas. Aga nagu ütlesid, et räägis saab olema väga põnev ja tulebki meile siin natukene juttu ajama Eesti kiirenduse komitee esimees Riivo Sinijärv. Tere tulemast stardijoonele, Riivo! Ja tere! Nüüd siis esimene liimiraja hooaeg Eestis avatud. Te olete pandud sinna tohutu arvu töötunde. Räägi natukene sellest Kiltsi raja saamisest. No selles mõttes, et protsess on tegelikult kestnud juba mitmeid aastaid ja nüüd on nagu siuke lõpufiniš selle raja tegemisel. Et jah, juba paar aastat tagasi alustasime esimeste töödega, betoneerisime, freesisime, lihvisime, et põhimõtteliselt täna on nagu see kogu 400-meetrine lõik, mis on siis kokku 12 meetrit lai, üle freesitud 2 korda, üle lihvitud ja nüüd viimaste töödena siis katsime selle pinna slikiga, siis spetsiaalse räägislikiga, et kasutasime nii uusi kui ka, õigemini siis vanu kui ka uusi slikke. Et ja lõpuks siis läks ka liimikiht sinna peale, et umbes selline protsess välja nägi. Aga nüüd natukene võib-olla kiirendussporti võõral inimesele selgitades, et mida see liimiga katmine ja mida see refiga hõõrumine siis teeb täpsemalt, et miks seda üldse vaja on? No natukene kirjeldan seda protsessi ka, et me Rootsist siis tellisime spetsiaalse rajatiimi, kes on seda mitukümmend aastat teinud. Nad tulid oma siis tehnikaga, et kasutusel oli siis 3 masinat, 2 nendest oli siis siuke sliki lohisti ja siis 3. oli siis rotaator, ehk siis põhimõtteliselt masin, kus läheb slik välja peale ja ta käib siis vastupidi ringi, ehk siis seda hõõrdumist nagu kiirendada. Ja samuti siis mängitakse seal siis erinevate temperatuuride kiirustega, et see asi läheb hästi kuumaks ja siis rajameister siis oma kogemusest juba oskab siis seda pinda nagu siis töödelda. Et mis minu jaoks oli nagu uudne, et see kiht on seal küllaltki õhuke, aga ta ikkagi tasandab isegi väiksed lohud ja asjad ära, et peale lihvimist me saime oluliselt tasasemaks, aga see sliki pealekandmine suurendas seda tasasust veelgi. Kui tihti sellist protsessi kordama peab, ma eeldan, et see kumm ei jää sinna maha ju igavesti. Jaa, ütleme siis, seal on teema siis paksuses ja kuidas ta hakkab lahti tulema, et üldiselt stardiala, mis saab rohkem vatti ja rohkem kummi, kuna burnoutid tehakse üle stardijoone, siis see ikkagi kooritakse mingi hetk maha. Eeldatavasti me järgmisena peame selle töö tegema kevadel, et selle hooaja me saame seal ära sõita. Aga kevadel jah, me siis kraabime mingi osa sellest slikist uuesti maha ja kanname siis uue osa peale. Tagumist osa, kuna seal see kiht nii paksuks ei lähe, kuna autod enam seal jõudu ei oma, et ratast ringi lasta, siis seal see asi püsib. Ja nüüd, kus siis on peetud ära seal esimene võistlus, sedasi uuesti uuendatud, ettevalmistatud rajal, et millised on siis praegused kogemused? No selles mõttes, et esimene päev oli meil siuke trikki, nagu öeldakse, ja siis muidugi kõik sõitjad läksid ka hullu panema, et kaasa arvatud ma ise, et meil oli ikkagi pea maksimum seade peal ja me püüdsime siis selle sõidu nii-öelda sirgelt lõpuni ära teha. Paraku kellelgi see ei õnnestunud, kurtsid ka väiksemate klasside mehed, vot siin on nagu siuke lahkelid, et kas see oli siis vale autoseade või rada tõesti ei töötanud. Fakt on igal juhul see, et pühapäeval oli meil kõik juba hästi, et sõideti mitmeid oma isiklikke rekordeid ja sõideti ka Veljo Einbergi poolt Eesti parim aeg, et mis on siis nüüd 7,1 sekundit ja ma õnneks väga palju maha jäänud, ja minu sõit oli nagu tõesti hästi stabiilne ja see näitas, et rada toimib. Et miks ma enda sõitude pealt analüüsi ei saa teha, sest et viimane sõit oligi ainult terve autoga, et eelnevalt oli meil vedrustuse probleem
ja siis oli ujumine nagu auto probleemist kinni. Nii, aga ütleme sellise üsna nagu uudse asjaga kokku puutudes, võibki eeldada, et ega see ühe korraga ilmselt kohe valmis ei saagi saada. Et nüüd siis nendest kogemustest on ilmselt õppida oma jagu, et siis järgmiseks etapiks teatud muudatusi teha nii kas siis raja peal veel võimalik või pigem õppida seda seadistamise poolt just nagu juhtide vaatest? No kindlasti selles mõttes iga etapiga läheb meil rada paremaks. Tegelikult need Rootsi rajameistrid ütlesidki, et päris valmis see rada saab kuskil paari aasta pärast, et kui me ilusti kogu aeg hooldame, et siis hoolduse all mõistame seda, et iga võistlus siis 2-3 korda päevas tulevad traktorid peale, mis hõõruvad uuesti värsket slikki maha, siis spetsiaalse spreimasinaga piustatakse sinna peale spets rajaliim ja see protsess selline välja näeb. Ütleme siis nii, et tiim, kes seda praegu ettevalmistust tegi ka, ei olnud väga kogenud, et võib-olla jäi ka seal see asi kinni, aga me olime optimistlikud ja kindlasti juba tuleval etapil on seis hästi palju parem ja ma usun, et me näeme jälle uuesti rekordit. Suur aitäh aega leidmast, et meie stardijoonele tulla ja edu siis oma tegemistes. Ja, järgmise korrani. Aitäh! Kõik head! Sellega saigi siis stardijoon selleks nädalaks ületatud ja kohtume teiega juba 2 nädala pärast. Nii on, mina olen Henri. Mina olen Kaspar ja ilusaid jaane!